Isa äratas mind väga vara ülesse, isegi päike polnud veel tõusnud. Aga meil oli pikk päev ees ja vriisemata panin end riidesse nii ruttu kui suutsin. Pidin eile isa kõvasti keelitama ja meelitama, et ta mu kaasa võtaks. Ta ütles, et 150 pealise karja ajamine ei ole ikka laste töö, aga lõpuks jäi ta siiski nõusse. Peale isa ja minu olid karja ajama tulnud veel 5 meest, õigemini 5 kauboid. Kauboid on need inimesed, kes ratsutavad hobuse seljas ja hoolitsevad karja eest. Pärast ma sain teada, et on teistsuguseid kauboisid ka olemas, selliseid, kes osalevad võistlustel ja teevad kaelamurdvaid trikke. Meil kõigil olid peaaegu ühesugused riided seljas, laia äärega kaabu, kaitseks päikese eest. Isemoodi nahast püksid, mis pannakse teksapükste peale, et põõsaoksad ja kaktused ei torgid. Ja muidugi kauboi saapad, terava nina ja kontsaga. Kontsad on selleks, et jalad ei libiseks ratsutamise ajal jalustest välja. Hobune anti mulle ka, pruun mära moora. Isa sai aga täku, keda kutsuti spiooniks. Märad on tüdrukhobused ja täkud on poisshobused. Seda rääkis mulle vanaisa hästi ammu aega tagasi, siis kui ma 3 olin ja ratsutama õppisin. 150 veist oli väga suur hulk. Ma polnud varem korraga nii palju veiseid näinudki. Nad olid suure lagendiku peal ja sõid rohtu. Ega siis 150 looma ühest murutükist kaua söödud ei saa. Toit hakkas seal otsa lõppema ja sellepärast peabki nad viima teise kohta, kus on pikem ja rohelisem muru. Alguses olid loomad väga laisad ja liikusid aeglaselt, aga vahepeal hakkasid nad väga kiiresti jooksma ja mõni tahtis vales suunas hakata tormama. Aga me ratsutasime kogu aeg ümber karja, nii et keegi kaduma õnneks ei läinud. Pärast lõunaks oli kari kohale toimetatud. Viisime isaga hobused nende koju tagasi, aga meie oma koju veel ei läinud. Isa viis mu hoopis rodeale. See on natuke nagu tsirkuse moodi. Kauboid näitasid huvitavaid trikke, mida nad oskavad teha. Üks võistlus oli selline, et kauboi pidi suutma 8 sekundit metsiku hobuse seljas istuda, nii et ainult 1 käega tohib sadulast kinni hoida. Need aga hüppasid mis hirmus. Isa tahtis seda proovima minna, aga õnneks mõtles ta ringi.